Tere, tere! Tere tulemast siia Nauding Energia kanalile. Mina olen Maris Pähn ja soovin teile kõigile head, kena alanud uut aastat 2026. Ja kohe see aasta algabki täiskuuga. Tänase video sisu ongi siis oraakli sõnum täiskuu sõnumiks, mida see täiskuu konkreetne tahab meile näidata ja mida me sellest õppida saaksime. Ehk siis täna 3. jaanuaril on kuu täiskuus Vähi tähemärgis ja tavaliselt siis täiskuu, see on nagu selline kulminatsioon, et ma naeran, et kui näiteks raamatupidajatel ja advokaatidel on mingid omad tähtajad, on mingid tähtajad, millal aruandeid esitada, et siis meil, kes me jälgime looduse rütme ja sellist intuitiivset lähenemist, et nendel inimestele on siis täiskuu väga-väga märgiline igal kuul. Ja see hetk, kui kuu jõuab siis täiskuusse, see toob esile, näitab neid kohti, mis on olnud varjus ja toob valguse kätte seda, mida on meil vaja, kas millestki vaja õppida või muuta, lahendada. Ja Vähi tähemärgis on siis need teemad seotud väga palju emotsioonidega, kuna vähk on just emotsioonide tähemärk, turvalisusega ja perekonnaga. Loomulikult ka sisemaailmaga, et emotsioonid ongi meie enda sees. Ja millised aspektid siis võivad olla mõjutatud sellest täiskuust 3. jaanuaril aastal 2026, täitsa uus aasta. See on jah tegelikult naljakas, et kalender on küll uus aastaga, aga ütleme, et looduses kõik alles magab ja ka human designi järgi uus aasta, siis see uus energia mandala ring hakkab alles jaanuari lõpupoole 20. jaanuaril. Et no ütleme, et see kalendriaasta nagu tunnetuslikult ei ole just kõige täpsem, et see on selline fiskaalkalender, aga see selleks. Aga jah, human designis saab see siis alguse jaanuari lõpus, et kui tunnete, et nüüd on 1. jaanuar käes ja kõik on lubadused andnud ja peaks nagu härjal sarvist haarama, siis tegelikult see on jumala okei, et energia ei liigugi veel, on aeg nagu vaikselt lihtsalt endas selgus leida ja küll siis tuleb see kevad ka, kui asjad liikuma hakkavad. Aga tuleme tagasi täiskuu juurde. See täiskuu Vähis siis heidab valgust meie sisemaailma emotsioonidele, ehk siis seda tulevad võib-olla rohkem esile need tunded, mis siiani on olnud varjatud. Ja see annab võimaluse siis mõista, otsida lahendust, et millest need tunded tulevad. Ja lubadagi endal siis seda tunda, mida sa tunned, et mitte mõelda, et kuidas ma peaksin tundma. Kõik, mis on seotud kodu ja perega ja suhetega, et täiskuu võib siis tuua esile kas mingid käitumismustreid või lihtsalt näidata, et kas oleks nagu tarvis lähendada suhteid või siis vastupidi nagu piire tõmmata ja natukene nagu distantsi hoida. Täiskuu näitab ära, kus on need tasakaalust väljas kohad või mingid sellised muutmiskohad. See täiskuu võib esile tuua minevikumälestusi, mingid seikasid minevikust ja see siis omakorda kutsub esile mingid emotsioone, et see annab ka meile võimaluse lahendada endas seisma jäänud mälestusi. Ja kuna see täiskuu on sügavalt seotud ka turvatundega, siis see on just see aeg, mis võib näidata enesehoole
siis kuidas seda öeldakse, ripakile jäänud või nagu hooletusse jäänud aspekte. Et kus on need kohad, kus sina vajaksid veel rohkem tuge, et sul oleks olla turvaline ja enda eest paremini hoolitseda. Nii, aga need on need aspektid siis üldiselt selle 3. jaanuari täiskuu kohta. Olen juba pikalt rääkinud, mis teemad sel kuul võivad aktuaalseks muutuda, siis nii täna kui ka järgnevate päevade jooksul. Aga põhiline on see oraakli sõnum ja mina tunnen, et see on vägagi resoneerub praeguse energiaga. Ma näitan, sel korral tahtsid tulla need Barbara Marki šamaani kristalli oraklikaardid. Et kui eelmine kuu ma tõmbasin neid Moonology kaarte, mis ongi nagu kuu teemaline, siis seekord tõmbasid need kristallikaardid. Ja nende teema on siis selline, et iga kaardi peal on mingi kristalliteemaline selline sõnum ja siis see kristalli vaim, ühesõnaga see kaardipaki looja Barbara Marki, üks Itaalia naine, tema siis kanaldas need sõnumid, et siis iga selle kristalli nii-öelda nagu vaim või selline mingi hing toob sulle sõnumi, mis siis toetaks sind selles hetkes. Ja ma tegin sellise täiskuu ladumise, kus tuli välja üks põhisõnum ja mõned toetavad ja sellised selgitust jagavad sõnumid. Ja hästi huvitav oli vaadata, et nüüd ma ei tea, kuidas see YouTube reageerib sellele, et siin kaardil on nagu natukene poolalasti naine, et ma näitan, aga ma loodan, et olen kuulnud, et neid videosid tsenseeritakse. Okay. See põhisõnum siis tänasel täiskuul on Botswana Ahadi kristallihingelt, kes on selline eksootiline naine ja selline väga maandunud ja selline pehme olek. Ja mis see sõnum ütleb? See sõnum ütleb Botswana Ahadi kristall, et leia uuesti tee iseenda sisse ja sinu kõige sügavamate soovide ja vajaduste juurde. Ja hästi põnev on ka näha, et see on kaardipaki esimene kaart, et kui nendel on numbrid, siis see number üks kaart. Ja ilmselgelt see siis näitab mingi täiesti uue perioodi, mingi uue asja algust. Et numeroloogiliselt ja number 1 on uus algus. Aga see Botswana Ahadi hing, see kristall, see ei ole selline uus algus, kus kõik läheb mühinal käima. Et see on selline pehme algus. See on see aeg siis, ühesõnaga see kaart või see sõnum kutsub sind siis endasse vaatama, et kus on need kohad, kus sa oled olnud või oled hetkel, see täiskuu, mis siis toob välja selle segaduse, kus sa oled rohkem keskendunud teiste inimeste vajaduste rahuldamisele ja mitte iseenda vajaduste rahuldamisele. Ja võib-olla on neid kohti, kus sa täpselt ei teagi, mida sa tahad ja mis vajadused sul endal oleksid. Et see on siis kutse vaadata, leida tee iseendasse, kus on see turvaline koht sinus iseendas. Ja see kristall Botswana Ahad, see on sellist tumedamat värvi ja seostubki juurtšakraga, et see on selline hästi maandunud ja
ja nagu kindel tunne, et selles maandatud olekus siis nagu rahulik sõdalane ei kiirusta, vaid on enda üle uhke ja võtab selle aja, et enda sisemusse uuesti tee leida. Ja leida täiesti uus visioon. Et see on ka selline selguse kaart. Et näha endast uut visiooni sellest, millised on sinu vajadused ja soovid. Et see justkui nagu toob ka selgust, et sellises emotsionaalses neutraalsuses leida see selgus. Ja nagu ma ütlesin, siis see number 1 algus, aga see on selline algus, mida võiks võrrelda emaüses oleva beebiga. Et kust nagu võtta, et meie ühiskonnas meie ütleme, et siis kui laps sünnib, siis ta saab 0-aastaseks, et siis hakkab nagu eluiga jooksma. Aga Koreas ju hakatakse juba sellest vanust arvestama, kui laps on ema üsas, et kui ta sünnib, siis ta on juba 1-aastane. Et see on samasugune selline alguse tunne, et see on hästi pehme. See on nagu natuke võrreldav siis rasedusega algus. Et selleks, et neid ise enda sügavaid soove ja vajadusi mõista, teadvustada, näha, seda uut visiooni leida. Et selleks see kristalli hing siis tahab tuua sinule just sellist hoitust ja kujuta ette, kui siis laps on alles ema üsas, kui rase naine, ta ju ei lähe pea ees hullates kuhugi kohe alustama midagi, et see laps on nagu hoitud, ta on turvaline, temas on seda turvatunnet, eks ju, ideaalsuses. Et see on selline algus. Ja mis näitab ka sellist nagu ootel oleku aega. Et see on küll algus, aga selline samm-sammult rahulik algus. Just kui nagu alles õpid hingama, alles õpid astuma. Et seda sõnumit kannavad ka need hingeloomad, kes siin sellel kristalli naisel kaasas on need Džeko sisalikud. Et kui on ühed sisalikud on sellised, mis hästi kiiresti jooksevad, aga need Džekod, ma ei tea, Eestis mina neid näinud ei ole. Need on need sellised nagu laiade sõrmedega. Itaalias on need sellised, et kui on suvi, siis õhtuti pimedas nad võivad tulla kuhugi akna külge niimoodi või seina äärde niimoodi. Ja siis nad seisavad seal nii. Ja siis üks hetk nad lihtsalt kaovad ära, et see on suht nagu creepy. Aga see sõnum on nagu see, et need Džeko sisalikud siis tahavad sulle anda tuge ja pakkuda seda külma närvi ootuseks ja selleks ajaks, kui sa nagu mõistad iseennast, siis neid oma vajadusi ja soove. Nii, mulle tuli siin vahepeal üks assistent. Jah, et see on siis see põhisõnum. Botswana ahad, kes teab kristallidest rohkem, siis kindlasti mine uuri, kes tahab rohkem teada saada. Seda nimetatakse ka maapõue vikerkaareks. Hästi ilus nimi. Ja lisasõnum siis, kuidas jõuda selle selguseni ja selle oma sügavate soovide ja vajaduste rahuldamiseni, et tunda ennast turvaliselt. Selleks siin on lisakaarte, tuli ka safiirikaart.
väga ilus sinine ja siin väga suur tähtsus on suhtlusel, kommunikatsioonil, eneseväljendusel. Et kui me vaatame seda sinist värvi, siis tal on ka siin kõri juures selline süda. Et väga tähtis osa on ka kommunikatsioonil. Et kui sa nüüd lõpuks saad selle visiooni ja saad täpselt teada, mis need sinu sisumised soovid on, siis neid tuleb ka väljendada ja suhtlust arendada niimoodi. Ja väga tähtis on ka mõista, et sa ei ole selles protsessis üksi. Sellepärast, et kas nüüd sellel täiskuu ajal või üldiselt siin nende kaartide järgi siis tuleb sõnum, et mingid väga antiiksed, iidsed, iidne mälestus või selline iidne teadmine, universaalne teadmine ärkab. Ja see võib ka olla see, et sinus endas ärkab selline iidne teadmine, äratundmine, et kes sa siis tegelikult oled ja milleks sa siia sündinud oled. See on siin selline Herkimeri kristall. See on hästi teemanti sarnane. Ja aitab siis ühendust leida kõrgemate dimensioonidega ja iseenda kõrgema teadvusega. Ja samamoodi see safiir, see kitsekene siin, see symboliseerib hinge puhtust, puutumatust, et joondatust selle oma iseenda hinge kõrgema teadvusega. Ja tea, et sa oled toetatud selle kõrgema teadvuse poolt. Sa oled koos loomas oma uut visiooni, oma uut versiooni ja järgi usaldusega elu kokkusattumusi. Mis tegelikult ei pruugigi kokkusattumused olla, et kõik juhtub mingi põhjusega. Ja siin on neid kaarte nii mõnigi, aga lihtsalt ma toon need tähtsamad välja. Ja kõige ilus puhas valge sulg. Kõik teed, kõik uksed on sinu ees valla. Ehk siis nüüd on kõik võimalik. Kui sa vaid ise leiad tee, iseenda sisse leiad need sügavad vajadused, mis on hetkel, siis ei ole rahuldatud. Oma südame soovid, mis vajavad rahuldamist, et viia sind joondusse sinu selle puhta hinge sagedusega. Ja aidata siis läbi kommunikatsiooni sellel siia ellu praktiliselt tulla. Ja see kommunikatsioon võib ka sümboliseerida, et kas siis kurguchakra või eneseväljendus või looming, et tegelikult see võib olla ka mingi sinu talent, mida sa ei ole veel avastanud. Loodan, et see sõnum oli inspireeriv. Et see täiskuu, siis kõik see, mis ta esile toob, see täiskuu aitaks edasi positiivselt, sest et kui need asjad on esile tulnud, siis täiskuu on ka aeg, kui neid, mul jälle keelelised tõrked, taotlusi ja kui taotlusi siis nagu välja öelda või taotlusi määrata endale, mingeid soove manifesteerida, et väga-väga võimas aeg ja täiskuu kulminatsiooni aeg. Aitäh, et kuulasid lõpuni ja
näeme järgmisel korral siin Nauding Energia kanalil.